Tere hommikust, tere päevast, tere õhtust, mina olen Ain Vaida. Märt Pelki, minu nimi, tervist. Ja see on suvariik. Kui see on küll suvariik, jah. See on jaanide järgne suvariik. On ju, olid ju. Olid vist küll. Jah. Ma magasin jaanide ajal, sest üks mu hea sõber, anonüümseks jääda sooviv podcasti host Vain Aida või Aida Vann, nagu ka tuntud, ütles mulle, et ma olen hulluks minemas ja peaksin magama. Jah, mine magama, ütlesin. Ja, siis ma läksin magama. 4 päeva oli aega vist umbes või? Ja, ma magasin umbes 4 päeva. Oli hea ju? Päris hea oli, jah. Jah, väga mõnus. Mina käisin ühes maakodus ja ühes Keilas. Ja mõlemad kohad olid väga toredad. Ja kodus tegin panni peal mingit vegan steiki, mis ei ole isegi vegan šašlõkk, aga see oli alla hinnatud, sest jaanid on möödas. No, sa olid sellega rahul või oli see mistake? Ta oli täitsa okei. Ta oli täpselt siuke, et sa võid seda maitsestada kuidas tahes ja siis müüa kas kana või kebaabi või steigina, sõltuvalt sellest, kui suured tükid lõikad ja mis maitsega katad. Aga ta ei olnud nagu halb analoog. Ja täitsa naljakas on minu arust see, kuidas eriti allahindlustega liha on nii palju kallimaks läinud, et nagu taime alternatiivid on põhimõtteliselt samas hinnaklassis ikka veel. Nad on läinud mõistlikuks, on ju. Ja. Sest varem oli nagu väga suured käärid olid varem ja praeguseks on nagu, see on fine. Ja. See on hea pull, jah. Aga jah, ma ei teinud midagi. Ma nagu jaanipäeva ei veetnud selles mõttes, ma arvan. Ja ma saan aru, et sina ka mitte, sest ma ütlesin mine magama. Ja. Magada oli tõesti väga hea. Ja ma ei tea selle tõttu, mis ilm väljas oli, vaata. Ma eeldan, et 100 on ju. Suure tõenäosusega, jah. Mul on tunne, et mingitel inimestel oli vist päikesepiste sellepärast, et veits nagu naljakas on see. Kuule, aga me unustasime hästi tähtsa asja ära öelda, ma hakkasin kohe jaanipäevast rääkima. Ja issand, hästi suur tähtis uudis. Kuulge, suvariik saab 2 aastaseks. 2 aastat saab. On ju? Ja on küll, jah. Me saame 2 aastaseks, mis tähendab, et on aeg kutsuda kõiki kuulajaid sünnipäeva peole. Märt Pelkin, kus ja millal? Karakterbaar Tatar 642. Eelmisel aastal käinud oli juba tuttav koht ja ka tuttav aeg, 12. juuli. Ja üritus tuleb siuke, et räägime niisama juttu, võib-olla mängime vahepeal mussi natuke, suhtleme inimestega. Mul on 2 programmilist ettepanekut ka, millest ma räägin sinuga pärast. Just nii. On mõned programmilised ettepanekud. Nii et kohale võid tulla juba alates 5, kella 5, aga ega me nagu varakult ära ei lõpeta. Või oleneb, Ain läheb võib-olla meiega tuttu on lapsevanemaga. Mina ei ole lapsevanem. Tead, ta on nii suur, et tal on nüüd vanaema ja vanaisa ka. Ei, vaatame ja see sõltub tegelikult sõltub sellest, mis näoga ta üles ärkab hommikule, kui pahur ta on. Ta on vahepeal pahur, sest ta teeb endale hambaid. Mõtle, kui raske on hambaid teha. Kas sa saad aru, kui raske on hambaid teha? Ma ei mäleta ausalt, ma ei ole väga ammu. On ju. Ei, ta on üli suureks kasvanud, ta on nagu väike inimene enam, ta ei ole enam nagu laps, nagu titt, vaid ta on nagu laps, see on hästi crazy. Ja tal on sõnavarasse tekkinud üks mu lemmikuid sõnu, mida ta kasutab umbes korra nädalas, ta ütleb seda. On kartul. Kui ta näeb kartulit, siis ta läheb nagu 10 minti mööda. Siis ta ütleb kartul. Ja see on äge. Mul on tunne, et ta teeb seda meelega, aga see võib olla täiesti juhuslik lalin, mida ma kuulen nagu kartul. Aga ma loodan, et see on kartul, sest ma olen talle õpetanud küll, näe kartul, ma annan talle vahel kätte ja lasen tal nagu puhastada neid, et ta ei segaks mu muidu söögi tegemist siis. Äkki ma olen teinud tast tõelise eestlase jaanipäeva puhul. Ma tavaliselt saan aru, et esimene sõna on emme, nii et ma ei tea, kas see ütleb nagu midagi näiteks. Ei no see ei ole esimene sõna, see ei ole esimene, see mu lemmik, tal on teisi sõnu ka, ma lihtsalt räägin sellest ühest. Mis sõnad veel on? Ei ütle. Ega mina ei avalda tema saladusi. Ma avaldasin ühe kõige parema. Las ülejäänud olla tema sõnad. Aga ja, su laps ei tule karakterbaari 12. juulil, aga teie kindlasti tulge, eelmine aasta oli mega lõbus. Karakterbaar Tatar 642, 12. juuli, mina ja Enn. Kell 5 õhtul. Kell 5 õhtul. Ja edasi, ja võib-olla mingi programmiga. Võib-olla mingi programmiga, jah. Aga mingit väga suurt programmi ei tule, mingit piletiga või äkki sükest asja ei tee. Lihtsalt nagu ikka häng ja tore. Lihtsalt häng. Tore, fun. Poliitika. Ja see nädal on poliitikas ka juhtunud väga palju asju. Kõige olulisem asi, mis see nädal juhtus, loomulikult Mallukas abiellus. Mallukas abiellus. Ma
kellegi Toomas de Grantiga. Ja, kes on kas ärimees või siis või midagi sarnast, jah. Ja siis oli tervitame tüli. Igatahes. Ja siis oli tüli, sest keegi Meelis käis pulmas, aga ei oleks pidanud. Ja tead, mis mind tegelikult ei huvita ja ma rohkem ei tea kui pealkirjad, aga juhtus tegelikult palju asju. Ja üks uudis näiteks Armeeniast. Mulle meeldib see, kui sujuvalt me teeme kõik ülejäänud enne, et rääkida sellest. Ja Armeenias Õhtulehest ma loen kusjuures ja aitäh EK, et jagasid seda. Aga see on väga huvitav uudis. Ja Grete Kõrvits on kirjutanud, et Armeenia peaminister on nõus oma mehe au näitama. See ei olnud üldse see Armeenia uudis, mis mina mõtlesin. Räägi sina enda oma ära ja ma räägin enda oma ära. Sina võid tegelikult enne rääkida oma Armeenia uudise, kui seda. Ei, räägi ise, ma hakkan otsima siis nii kaua. Ja. Ühesõnaga, et Armeenia peaminister Nikol Pashinyan on sattunud veidrasse skandaali. Ja selle maa on tegelikult tõsine ja mitte humoorikas. Sest et peaminister ja Armeenia apostlik kirik on tülis, toimunud on mitu vahistamist, heidetud on süüdistusi riigipöörde plaanis ja sohi laste sikitamises. Ja siis selle nädala päädis tüli sellega, et Pashinyan lubas enam kui miljonile jälgijale Facebookis, et kui vaja on ta nõus kiriku peale oma peenist näitama. Mida ta tõestab sellega täpselt? No, kirik väidab, et peaminister on ümber lõigatud ja üritab sellega väita, et ta ei ole päris kristlane. Issand, kui... Oh my god. See on crazy. See on crazy ja see on nagu päris deep back, see läheb tagasi... Aastase 2020, see on siis, kui Armeenia sai Aserbaidžaanit esimest korda sõjas katki, alla jäi. Vabandust, ma... Kindlasti mitte esimest korda, selles mõttes, et nad on nagu sõdinud küll ja veel seal Mägi-Karabahhis, aga ma ei ole kursis täpselt, kuidas neil läheb seal. No siis kirik ja valitsus on ikka tülitsend ja kõike muud ja peaminister süüdistab siis kirikujuhti selles, et ta sigitab sohilapsi ja siis ühesõnaga see on siuke piinlik skandaal. Tead, ja mina lugesin Delfist sarnast asja. Kaarel Kressa Delfis kirjutab uudise Armeenia võimude sõnul valmistati venelaste toel ette riigipöördekatset. Vandenõu liidrina peati kinni peapiiskop. Ja, see on sama lugu, aga lihtsalt nagu natuke erinevate nurkade. Need on väga erinevad nurgad, sest väidetavalt kriminaalsüüdistus esitati 16 inimesele ja uurijate sõnul värbasse 16 inimest umbes 1000 politsei ja militaartaustaga inimest, et need hakkaksid massilisi rahutusi korraldama. Ehk siis tegelikult on nagu räige asi, 1000 inimest. Nad on kogunud kokku relvi ja lõhkeainet, valmistanud ette nagu teeblokaadide nagu materjali asju. Sellest on avaldatud helisalvestusi, kus siis peapiiskop arutab neid asju. Ja siis nad pidasid kinni ka ühe topeltkodakondsusega miljardäri, kes on ka selle taga. Klassika. Arva ära! Mis topelt? Armeenia ja... Filipiinid. Väga hea pakkumine, see on väga huvitav. Santa Lucia võib-olla. Ja ma ei tea, kas seal Santa Lucias on üldse topeltkodakondsus lubatud. Suht suure tõenäosusega on igal pool peaaegu. Okei, see oli Venemaa. See on Venemaa, muidugi see on Venemaa. Ja siis Venemaa ütleb, et kuna ta on meie kodanik, siis meil nagu läbirääkimised käivad, et kõigi vahi alt välja saada ja ilmselgelt nad ei ole seda teinud ja nii edasi. Ja siis... Dmitri Peskov ütles, et muidugi ma olen huvitatud, tead, ma ei loe ette, mis ta ütles, täiesti suva, mis tema ütles. Aga nagu tegelikult on käimas mingi räige nagu kas siis hübriidsõda või hübriidsõja ettevalmistus selles mõttes, aga see siis nagu takistati, on ju, vähemalt mingis osas. Ja ma saan aru, et nad samal ajal siis peavad meediasõda selle üle, kas on ümber lõigatud. Love it. See mõttes on väga tõsine lugu, jah. Ja see mõttes mul on hea meel, et Eestis midagi sellist ei juhtu, et meil ei ole mingeid rikkaid inimesi, kes teevad kahtlaseid tegusid, samuti meil ei ole arusaamatuid konflikte ja kindlasti meil ei ole poliitikuid, kes on valmis oma lingameid näitama erinevates kohtades või üleüldse oma lingamist näiteks väga palju rääkima. Või ma ei tea, on sul teised andmed on? Ei, ma mõtlen, et räägime veel teisi uudiseid. Okei, me räägime siis, jah? Me võime, me võime rääkida teistest uudistest ka. Ma rääkisin üldse seda mehe au asju, sellepärast ma saaksin nende lingam. Ja siis mul oleks suurepärane see lead-in, vaata. See on struktuur, see on loo struktuur.
okei. siis me rääkisime tõsiselt, sest tõsiselt rääkimine oli ka okei, vaata. Ja. Ma ei saanud tegelikult aru, et sa tegid Armeenia sissejuhatuse selleks, et öelda lingam ja siis rääkida Tallinnast. Palun vabandust. Ja. Sa vahepeal andsid mulle isegi nagu miljard, ei ole miljonär, multimiljonär. Selle ma andsin sulle, aga räägime siis ära. Okei, räägime ära, issand jumal, see on sõge ain vaida. Tead, mina olin kuulnud 2 nädalat tagasi, et on juhtunud asi, et Urmas Sõõrumaa on kas ise pakkunud või talle on pakutud sellist varianti. Ja ma mõtlesin, kurat, see ei ole päris. Ja siis ma lugesin Ekspressi sahinaid, kus ei öeldud välja ta nime. Ja ma mõtlesin, järelikult see ei ole päris. Kui see oleks päris, siis see nimi oleks välja öeldud. Seal oli kirjas, et on pakutud nagu ettevõtjatele või nagu erakonna välistele mingi siuke nagu hästi üldine nagu asi. Ma mõtlesin, see ei saa nagu, see on nii absurdne, see on nagu täiesti... Et no ma ise ei tuleks sellise idee peale, et pakkuda Urmas Sõõrumaale Tallinna linnapea kohta. Aga vot, kes tuli endine... Vabandust, ma siiski täpsustan, et nagu tuleb meedia käestast välja, siis ei Reformierakond ei läinud õnneks kohe pakkuma Urmas Sõõrumaale linnapea kohta. Ma enne üritasid rääkida näiteks ettevõtja Viljar Arakesega. Päriselt või? Ja, kes ei tahtnud... Peeter ütles, et ta on 5 inimesega rääkinud või midagi. Ja Taavi Kotkaga oli juttu ja... Tead, kusjuures mina mõtlesingi, et enne Urmas Sõõrumaad sul peaks olema Arakas ja Kotka. Ja ma mõtlesin, keegi oli veel. Ma mõtlesin Neiveltit ka, aga Neivelt on liiga sots. Ja. Nagu visuaalilt ja sõnadelt. Mitte visuaalilt, vaid sisult. Aga ma mõtlesin Kotka peale ja ma mõtlesin Neivelti peale ka. Et ma mõtlesin, et seal on ju valikuid veel, kes ei ole Urmas Sõõrumaa. Aga kus see välja tuli? Erinevatest analüüsidest on läbi käinud ja ega nad ise ka seda just salanud ei ole. ERR on kirjutanud ja Postimehes on Mikk Salu kirjutanud, Ekspress on kirjutanud, kõik on kirjutanud nagu. Vaat selle ma magasin maha. Et aga nad otsisid sest selgus, et Pärtel-Peeter Pere, kes on nüüd on hakanud rääkima, et ta juba jaanuarist alates otsib endale asendust, sest alguses oli ta nagu väga visalt suht kindel linnapea kandidaat, aga siis selgus, et ei meeldi kellelegi. Ei meeldi linnastele, ei meeldi reformierakondlastele. Ja tead, mis lahendus on? Kõigile sümpaatne. Ma sülitasin, ma ütlen uuesti ja lõikan selle välja. Ja tead, mis lahendus on? Kõigile sümpaatne Urmas Sõõrumaa. Ja vähe tuntud sporditegelane, endine sportlane võiks öelda, ka praegune tegelikult tennisentusiast, naudib näiteks joogat, tegeleb vaimsate tegevustega. Oma väga palju kinnisvara ja ärihuvisid Tallinnas, kahtlusi lepinguid Tallinnaga. Alates viimased 30 aastat on räägitud sellest, kuidas tal on Tallinnaga kahtlused lepingud. Ajalooliselt väga lähedaselt seotud Keskerakonnaga, mida seostatakse ka sellega, et Reformierakond ja Keskerakond võivad läheneda olukorras, kus Reformierakond ja Pärtel-Peeter Pere on hästi kriitilised olnud Keskerakonna suhtes, Kõlvarti suhtes üleüldse. Et see mõttes see on äärmiselt huvitav valik. See on crazy valik. See on, ma väga kiidan selle mõttes, et mul on väga lõbus. Ja. Aitäh, Urmas Sõõrumaa. Sa võiks öelda, et Urmas Sõõrumaa on päästnud mingis mõttes mu nädala. Ja ta on paljudel seda teinud. Sest väga palju saab harjutada vanu professionaalseid oskusi, nagu hästi palju klahvide vajutamist. See mõttes jah, väga fun, äärmiselt ootamatu. Keegi ei tahtnud uskuda. Keegi ei saanud sellest aru. Mitte keegi ei uskunud ja tead, täna käidi, Maris Lauri nimi tekkis ka täna, on ju. Neil õhtul, jah. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et okei, Urmas on Red Herring, et Lauri oleks seeditavam, on ju. Ja siis ma hakkasin edasi mõtlema, aga Keskerakond ei ole nõus reformierakondlasest linnapeaga, see peab olema neutraalne. Siis ma mõtlesin, et aga kas see ongi siis Sõõrumaa? Siis ma mõtlesin edasi, et aga miks see Maris Lauri seal siis on? Ja siis ma ei saanudki aru, mis tema seal nagu taustal hüppab, on ju. Ja ma olin nagu ma lõpuni arvasin, et järelikult see peab olema Maris Lauri, mis oli tegelik plaan. Sest lihtsalt see on Urmas Sõõrumaa.
tal on sa ütlesid hästi niimoodi viisakalt ja niimoodi nagu üldiselt, sest võib-olla me kavatseme rääkida Urmas Sõõrumaa äridest pikemalt Patreonis, mis tuleb esmaspäeval välja. Võib-olla sellepärast me ei lähe praegu detaili. aga see on mees, kes omab nagu reaalselt Viru väljakust Sadamani kogu maad, kõike, mis on nagu selle vahel, on ju. Jah. Tal kahjuks Pirital ei ole midagi, muidu ma saaks öelda, et Jõest meheni, aga ei ole kahjuks. Ja. See oleks faktiliselt ebakorrektne. Aga põhimõtteliselt jah, Sõõrumaa on... Kunagi see Härjapea Jõest mereni. Jah, just. Ma tahaks panna selle osa pealkirjaks. Härjapea Jõest mereni, aga mul on tunne, et ma ei tohi. Ma ei pane, ma lõikan välja selle. Võid ikka? Mõtte ära. Pane ikka, ma võin ise öelda, kui sa ei taha. Härjapea Jõest mereni. Ain, kui sa ei julge. ma panen. Ma võib-olla ei pane pealkirjaks, äkki tuleb meil veel paremat. See on naljakas. Sest Härjapea jõgi jooksis kesklinnast läbi kuskilt Raua tänavalt ju. Ja. Minu meelest oli. See on suht pikk jõgi ka. Ja. Aga Urmas Sõõrumaa kohta siis natukene ma tahaksin mainida seda, et tegu on siis erakondade ülese kandidaadiga, kes võib-olla ise Urmas isegi arvas, et äkki ta läheb praegusi koalitsioonipartnereid juhtima, kuigi nad kõik on öelnud algusest peale, et seda ei juhtu, siis Urmasel võib-olla isegi oli selline aimdus või äkki et Urmas on öelnud, et tema on erakondade ülene, et ta tuleb ja hoiab seda laeva kursil kuni valimisteni ja siis edasi on Reformierakonna kandidaat. Aga see mitte poliitiline Urmas Sõõrumaa peale selle, et tal on nagu hunnikus ärisid, on kandideerinud, on muidugi kandideerinud ja viimati Urmas Sõõrumaa kandideeris valimistel siis 8 aastat tagasi, 2017 KOV valimistel. Ja ühes Hispaania pärases valimisliidus Tegusta linn. Tegusta linn, jälle väga hea pealkirja variant. Nii et ma ei tea, nüüd on nii palju valikuid. Nii palju valikuid siis oli ka Reformierakonna. Enne Urmas Sõõrumaad. Ta kandideeris valimisnimekirjas, mille nimi oli Savisaare valimisliit ja Tegusta linn. Need olid 2 Tegusta linn, vabandust. Tegusta linn, need olid 2 asja kokku pandud, on ju. Et ma eeldan, et oli Tegusta linni poole peal, aga ma ei mäleta täpselt, kes seal, mis seal oli. Ja ta sai kesklinnas 734 häält, mille pealt on siis Reformierakond otsustanud, et 2017 aastal Savisaare valimisliidus ja Tegusta linn liidus kandideerinud Urmas Sõõrumaa 734 häälega võiks olla nende linnapea kandidaat. Kõikide nende ülejäänud reformierakondlaste taga. Jah. Kes kõik vaatavad, mõtlevad, jah, see on see, miks ma poliitikat teen. Et Sõõrumaa, ma saan aru, Reformierakond pöörab näo ettevõtjate poole, eks ju. Ma mõtlen, ma arvan, ma mäletan, millal ma esimest korda sain aru, et Urmas Sõõrumaa eksisteerib. See oli siis, kui ansambel Toe Tag tegi oma loo Pankrott. Ma olin noor, siis oli see väga äge. Ja siis seal on lürika Sõõrumaa laena palun oma kreditkaarti, muidu korraldama pean oma atentaati. Ehk siis ta on nagu vend, kes on rikas ja keda ma tean räpp-lüürikast. Ta on Eesti, Donald Trump, seltsimehed. Ja Literally, ta on kinnisvaramagnaat, turvaäärist pärit, siin edasi kõik jutud, aga ikkagi siuke kinnisvaramagnaat meeldib meeldib, kui on suur maja, saab rääkida. No vaata 2000, räägi. Ta meenutan, Postimehes saab vaadata seda suurepärast pilti ka, kui te ei mäleta seda pilti, kuidas ta relakaga avab Patarei vangla merekindluse, mis talle kuulub relakaga. Ta tegi nagu Mileid enne kui? Ja. Relakaga avab, ta on nagu, tead, relakas on all show. See on lihtsalt, see ei ole nagu, isegi mina. Ma ei tea, kas ma sukkeen siin nüüd sellega, aga väga tihti, kui poliitikud või äritegelased, üldiselt tuntud inimesed, ka vähe tuntud isikud, teevad, ütleme, baseerivad mingisuguste esemetega näiteks või aktsioonis. Ja et nad tavaliselt ei ehita maju nagu
Nad ei ole seda väga pikalt teinud tegelikult, et võimalik on, et nad on nagu teinud seda 5 sekundit enne ja 2 sekundit pärast. Selleks, et kaader uduseks. Mina ei tea, ta ütles kuskil Postimehes andis ka intervjuu, kus ta ütles, et ta on testosterooni täis mees. Nii, just nii, Postimehele ta ütles, et ta on testosterooni täis mees ja ta on 30 aastat ajanud väga ausalt kõiki oma ärisid. Jah, see väga ausalt signaalis, ma ei saa rääkida sellest, Patreonis kuulete, aga ma tahan Tegusast Tallinnast tuua väikse meenutuse. Tegus Tallinn ja Savisaare valimisliit muutis kohalikku poliitikat 2017 aastal, sest tänu sellele sai Tallinna linnavolikogus 1 mandaadi, isikumandaadi Edgar Savisaar. Sai. Ja mitte keegi teine. Nad ei juhtunud mitte midagi peale selle, et Jüri Mõis ja Urmas Sõõrumaa koos arvutasid, et kampaania maksis umbes 300 000 eurot ja seal võib olla ka üks põhjuseid. Miks tegu on linnapea kandidaadiga? Võib-olla on tegu inimesega, kes suudab kampaaniat kinni maksta. Et nagu, miks sa küsid? Et sa mõtled, et see on nagu ütleks järjekordne armas sõber, keda ma ei ole väga pikalt näinud, Aleksandr Popov, siis et Papitšulot tuleb. Ja et ma ütleks, et miks sa küsid, et sa ei pea küsima ettevõtjalt annetust kampaaniaks, kui su kampaania ongi see ettevõtja. On ju? Ja sa ei pea bürokraatiat vähendama, kui su linnapea ongi see ettevõtja. Kusjuures, Sõõrumaa lubas ju, et ta taandub oma ettevõtetest, kui ta peaks linnapeaks saama, ta taandub oma ettevõtetes juhtivalt kohalt ja ta ütles, et ta annab need igavaks Ossinovski juhtida. Ta ütles sellest asja? Ta ütles seal pressikonverentsil või seal oli, kell 4 oli pressikas ja seda ta ei olnud nagu eraldi intekas, ta ütles nagu kõigi kaamerad käivad, kõigi mikrid on ees. Tähendab, selles mõttes, ma arvan, et meil on ka Urmas Sõõrumaast midagi õppida, et üleskutse, et Jevgeni Ossinovski, et kui peaks juhtuma päriselt see, et sa ei ole linnapea enam, siis sa võid tulla ja suvariikiga juhtida. Võid rääkida meile, mis nii palju häid pakkumisi tuleb. Vaata, see on päris õudne, siis Jevgeni avab oma mailboxi ja seal on kiri äriregistrilt. Et teil on te kinnitage, et te olete juhatuse liige Forus Securities ja siis ta peab aru saama, kas see on petukiri või ei ole. Logi sisse siit Smart ID ja sa oled mingi, ma ei saa aru, kas ma saan üle. Muide, kusjuures Postimehe majanduskülgedat Postimehe majanduskülgedat võis selle nädala lugeda näiteks ühte väga huvitavat lugu Angelina Täkerilt, kes kirjutas sellest nagu petukõned on jälle teemas. Ja saad sa petturid loevad uudiseid ka, sest et nad teevad väga päevakajalisi skämme. A la Terviseamet või Sotsiaalkindlustusamet ja mingite väga spetsiifiliste, et me tahame pöörduda teie poole selle pärast, et te saaksite visiiditasu maksta ikka 5 eurot või midagi. No aga üks loeb ära. Ja toimib tead, sellepärast, et näiteks Terviseametit teesenud üks pettur sai ühelt professionaalselt raamatupidajalt 600 000 eurot kätte. Ja. Postimehest saab lugeda seda. Okei. Aga et ühesõnaga, ma üldse ei oleks üllatunud, kui Jevgeni Ossinovski saaks selliseid petukirja, aga samal ajal ta on väga palju pidanud meilivahetust Pärtel-Peeter perega, nii et oh my god, see oli liiga ajal. Et petukirjasid saab või? Nojah, ütleme valskust täis võib-olla. Ma tegelikult olles hiljuti natuke liiga palju tööd teinud, natuke liiga vähe maganud ja elanud kaoses. Ma saan väga hästi Pärtel-Peeter perest aru, sest mul on tunne, ma mõistan teda. See mõtles just, et ta nagu mingil hetkel sai asju liiga palju ja siis ta järjest on teinud asju hullemaks ja eskaleerinud lihtsalt kõike. Ta nagu, okei, ma ei saa, tänavavalgustuse leping, ma ei saa hakkama sellega, okei. Nii, vaidleme, sotsid on süüdi, Ossinovski on süüdi, aga kaotame laste ja kaasatasu ära ja ma olen Reformierakond, mis siis? Ja siis edasi ja siis kuskil on Ossinovski on väga paha. Tead, seal on lihtsalt, kui sa nagu vaatad kaugemale, mida on ka hakatud rääkima viimasel ajal, et siis pärast oktoobrikuiseid valimisi võib nagu suure tõenäosusega juhtuda see, et mitmed poliitikud Eesti 200-s vahetavad erakonda enne järgmisi Riigikogu valimisi, sest nad tahavad veel poliitikat edasi teha. Mis tõttu võib ka juhtuda, et Riigikogus Reformierakonna ja Eesti 200 napp enamus ei ole enam enamus.
ja siis sul on kedagi veel vaja. Ja siis räägid Mishaga läbi. Et kas sa tahad seda, mis sa vastu tahad. See on, narratiivi jutustamine on ju, aga kas see kõlab tõesõna? Jah, kõlab küll. Kuule, kas sa peaksid selle pärast Urmas Sõõrumaa tooma vahemeheks? Ma ei ole kindel. Kuule, koalitsioonidel eelnevatel on olnud nimed, on ju nagu kunagi Keskerakond ja Rahvaliit oli Kera ja see on Suitsunuga koalitsioon. Ma arvan, et selle koalitsiooni nimi peaks olema CH-ga Mihhail. Sest et see on nagu Reformierakonna juht Kristen Mihhail Kõlvart. Oota, mis selle nimi peaks olema? Mihhail CH-ga. Okei. Kahjuks Õhtuleht pani parema nime ja Õhtuleht ütles selle kohta kähkuka koalitsioon. Okei. Jah. Nagu seks, ja. No mõistan, jah. Mõistan. Ja. Aga kõik on veel lahtine, tegelikult ei ole ju, Urmas Sõõrumaa arvab, et ta hakkab läbi rääkima inimestega. Misha ütleb, et tema ei lähe mitte kuskile, aga ta on töörahu nimel nõus hoidma Tallinnat jooksmas. Me veel ei tea, mis saab. Nad peavad kõigepealt Ossinovski ära umbama. Ja nad peavad kõigepealt hääled kokku saama selleks, et umbusaldada, mis võib-olla ei ole üldse nii kerge üles. Mina arvan, et nad saavad, seda nad saavad muidugi, nad peavad seda otsustama, millal nad seda päriselt nagu teevad ja nii edasi, et nad on nagu praegu on siuke veider limbo või siuke ootus, kus ilmselgelt linnavalitsus ei toimi enam, aga ei ole tekkinud ka nagu uut. Ja esimene käik on juba tehtud Ossinovski või Tallinna linnavalitsus. Ja nagu me teame, siis Tallinna linnavalitsus on ainuisikuliselt Jevgeni Ossinovski. Vabastas ametist kesklinna ja Pirita linnaosa vanemad reformierakondlased ja peatas 2 abilinnapea volitused reformierakondlased. No shit, reformierakondlased. Sest ta ütles, et vastavalt seadusele vastutab linnapea kõigi asutuste tegevuse eest, ent tekkinud olukorras puudub mul usaldus nimetatud abilinnapeade ja linnaosa vanemate tegevuse vastu. Väga loogiline ja see tähendab ju muidugi seda, et need inimesed töölt vabastatud, neil on nüüd palju vaba aega, aeg puhata, aeg järele mõelda, tulevikku vaadata, puhkusele on läinud ka Urmas Viilma. Ma läksin järgmisesse teemasse, kas meil on... Muidugi, mine muidugi. Urmas Viilma, mida kirjutab siis Kirsti Vainküla ja Rauno Volmar kirjutavad Eesti Ekspressis Urmas Viilma pealkiri Läbipõlemisoht peapiiskopi rüüs. Urmas Viilma võttis pooleks aastaks aja maha. Ja siis ongi lugu sellest, et ta otsustas sabatile minna. Ja ta räägib seda seal, et Eestis seda ei tehta tavaliselt, et ta loodab olla eeskujuks, sest vaimulikud tihti põlevad läbi. Ja ta ütles selle hästi armsa... Aga ainult maises elus, kui need pärast põlevad, siis läks valesti, siis nad tegid halba tööd. Jah. Aga ta ütleb selle hästi armsa lause, ta ütleb, et nad räägivad, et see on nüüd tänapäeval nagu rohkem nagu kas siis aktsepteeritud või nagu puhkuse võtmine kui selline, et nad ise nagu hoiavad üksteist ja üritavad öelda, et nüüd palun mine puhkusele, kui sa näed, et keegi hakkab üle töötama ja räägib kõigest sellest. Hästi armas ja inimlik lugu oli kusjuures. Ta ütleb ka, et kui täna keegi ütleb, et tahaks sabatile, siis milles küsimus? Me kõik vajame aega. Hambapesuks, emale helistamiseks, mõtlemiseks. Jumal ka puhkas pärast maailma loomist 7. päeval. Miks me peaksime Jumalast vägevamad olema? Armas! Jaa, kusjuures see meenutab mulle seda, et mulle tegelikult hullult hästi ilus sõna minu arust see kristlik, ma ei tea, kas see on üldlevinud sõna või ainult mingites kogudustes, aga see on ka see, et öelda hingamispäev nagu pühapäeva kohta. Okei. Ja, nagu hingad natuke. Jaa. Väga ilus. See on päriselt tegelikult, ma ei taha üldse ilkuda. Ei, ma ilgugi. See on armas lihtsalt, jah. Ja, ma kuidagi hullult tahaks, aga üldse siin ei ole midagi ilkumist väärt. See mõttes, et see on tunnustust väärt ja nagu see, et väga mõjukas inimene tegelikult, ka inimene, kes kõnetab ka enda eakaaslase tegelikult, nagu räägib sellest, et vaimne tervis on tähtis ja et ei ole vaja surnuks töötada ennast. Ta räägibki seda, et ta on nagu 50 pluss nüüd ja et tal kuidagi mingi arst ütles ka, et kuule, et sa pead nagu tegelikult pead vaatama, mis sa teed nüüd ka ja et võta kokku ennast tervislik ja trenn ja kõik see. Ja siis ta räägib, et ta üritas keskealise mehena. Ta mõtles, tead, mis teeks kohe, kui puhkus algab.
kõnniks 650 kilomeetrit Compostelosete Santiagot, aga siis ta kõigepealt kõndis 100 kilti ja siis hakkas jalg valutama ja siis kõndis veitsa mingi 200 midagi veel ja siis hakkas mingit jalg hakkas veel rohkem valutama. Ta vahepeal nagu lendab koju siis, kui tal perse läks, ta ei suutnud rohkem, siis ta lendas koju tagasi, mõtles, kurat. Aga ja nüüd ta läheb juulis uuesti, et see on nagu hästi armas, et ta sai ka sellest aru, et ta peab seisma jalga puhkama, aga see on nagu hästi keskealine mees, et kurat, mulle öeldi, et ma pean tervislik olema, tead mis? Maraton. Siuke sarnane reaktsioon minu meelest natuke. Aga see armas lugu oli lihtsalt. Mulle, kui ma tahan jaurata Urmas Viilma teemal, siis nagu me peame ka meenutama, et täna meil on väga kinnisvara keskne episood, sellepärast, et Urmas Viilma on teine meie suur kinnisvara Urmas, lihtsalt sellepärast, et Luteri kirikule kuulub hästi palju kinnisvara ja arendusi Tallinnas ja muud sarnast. Ta ise nendega muidugi igapäevaselt ei tegele, aga on kursis ikka. Minu lemmik faktike, mis ka teile armsad konspiratsiooniteoreetikud on võib-olla tore, on see, et minu andmetel jätkuvalt kuulub Luteri kirikule kuulub maja, kus tegutsevad vabamüürlased. Jah, nende peakohta. Ja, väga sõge. Või tegelikult lihtsalt 2 organisatsiooni, aga kesklinnas. Vaatame, eelmine nädal rääkisime, ma lihtsalt lähen järgmises. Ja, mina. Inimesi, kes veel puhkavad. Ma rääkisin sellest Viljandi poliitikust, kes tassis kalmistul kive ümber on ju ja tegelikult oli lihtsalt mälus. Inimlikult tegu on kurva looga, sest ma olen... Tal ei ole ilmselt väga hästi, on ju. Aga siis ma ütlesin ka, et ta visati volikogust välja ja ma hiljem hakkasin mõtlema, et oot, kuidas see võimalik on. Sa ei saa volikogust välja visata ilma süüdi mõistma otsuseta ja seda sa saad edasi kaevata ja nii edasi, on ju. Et sa valitud kogudes ilmselt, ma ei tea, kas seda reguleerib KOV seadus või iga KOV eraldi või mis seal on ju. Suht kindlalt krimmkaristus on see, mis su välja viskab. Aga muidu volikogu ei saa otsustada, et tema viskame välja, ma arvan. Ma ei tea. Võib-olla mingi super enamus on. Ma ei ole kursis, igatahes tundus mulle kahtlane. Ja siis ma lugesin ühte lugu veel Sakalast selle kohta ja seal oli lahti kirjutatud. Ja see on hästi naljakas, kuidas ta välja visati. See oli lahti kirjutatud. Kui veel mais oli Kärner ka ise volikogu liige, siis pärast Tarvastu kalmistul juhtunut kontrollis valla valimiskomisjon tema sissekirjutust ja ilmnes, et ta pole juba 1,5 aastat Viljandi valla elanik ega saa seega olla volikogu liige. Technicality oli lihtsalt. Oh no. Isegi mitte oh no, vaid lihtsalt see, et see lihtsalt juhtumisi tuli välja tänu sellele. Ja. No see meenutab seda, kuidas mingi hetk kõik avastasid, et mingid poliitikud ei olegi tegelikult Tallinna sisse kirjutatud, ei ela Tallinnas. Ja osad olid kellegi umbes kappi sisse kirjutatud või midagi või kes see, ma ei mäleta, mingi keskerakondlane, kes vahetas poolt ja pärast seda siis kõik keskerakondlased kirjutasid ilmselt kõik meediamajad täis, et tead, ta tegelikult ei ela seal. ja me oleme rääkinud sellest kunagi. Ja, me oleme sellest rääkinud, et inimesed kirjutavad ennast Gustav Adolf gümnaasiumi lähedale mingi sauna sisse selleks, et saada kaagi nimekirja ja kõike muud saanud. Sama vaib. Kui me juba räägime siin rikastest inimestest ja kinnisvarast ja muudest rikastest inimestest, siis mina nägin ühte uudist, mis oli huvitav. Uudise pealkiri oli see siis Delfi, Berta Kortfelder, ma ei oska, Berta Kortfelder Delfis kirjutab pealkiri toimetas, ma ei tea, äkki on pressikas, vahet ei ole. Ukraina president kehtestas sanktsioonid Eesti ärimehele. Ja selgus, et Zelenski allkirjastas määruse, millega kehtestati sanktsioonid inimestele, kes on jätkanud Venemaa poolt okupeeritud aladel äritegevust, vahendas Kiev Independent. Ja nende ärimeeste seas on ka Hillar Teder. Tallinnas kuulus Hillar Teder, Porto Franco, Hillar Teder, kelle firma Arricano Real Estate PLC on siis see, mille tõttu siis ta sanktsiooni sai, sest Arricanole kuuluvad mitmed kaubanduskeskused nii Kiievis kui ka mujal Ukrainas ja mujal Ukrainas viitab siis sellele, et ju siis ka okupeeritud aladel. Ärimehed ise ütlevad, et Ukraina tahab meie varad ebaseaduslikult üle võtta. Sanktsiooni sai siis Hillar ja Rauno Teder. Igal juhul nemad siis väidavad, et see on lihtsalt hostile takeover, aga... Tegelikult esimesed sanktsioonid Tederile pandi juba minu arust aasta aega tagasi või midagi sükest. Okay.
aga ja, no tal on näiteks Simferoopolis on kaubanduskeskus ja muud sõnast. No see Harricano seesama siis jah. Simferoopolis on kusjuures fun fact, Simferoopolis on ka maailma kõige pikem trolliliin. Moskva või Peterburi lähedal olevasse trollivabrikusse. Jaltale läheb tegelikult, aga jah, sest mitmetähenduslik trollid Jaltale. Ja ma tean seda ETV. Meie vanematele või ka noorematele kuulajatele troll tähendab teatud tüüpi väravavalvurit Norra mütoloogias, internetis sõimu ning viha esile kutsuda soovivaid isikuid ning ühtlasi teatud ühistranspordiliiki. Simferoopol ja Jalta asuvad Krimmi poolsaarel. Jaltas toimus konverents. Ja ETV-s, tähendab ERR-is, Jupiterist leiab kuidagi, jälle Anni, guugeldage neid asju. Jupiterist leiab, ma eelmine kord ütlesin, et Tarmo Loodus toppis Träädatäkile pirukaid suus, ei, ansamblile Paabel. Guugeldage Tarmo Loodus Paabel pirukas. Aga täna guugeldage ma eeldan, et Jupiter ja trollid ja Ukraina. Hästi armas mingi trollifännide film on, Eesti film, 2 trollifännist, kes leiavad üksteist, sest neile mõlemale meeldivad trollid ja siis nad taastavad mingi trolliliini üheks sõiduks, aga siis neil väga keegi ei tule sõitma nendega minu meelest peale kaameramehe ja nad on ise hästi rõõmsad, et nad tegid selle sõidu ja siis nad lähevad vaatama maailma pikimat trolliliini ja see on hästi armas film. Ma ei suuda enam öelda, mis selle saidi nimi on, selle leiab internetis guugeldas külas, aga üks mu lemmikasju internetis on Eesti ühistranspordifännide need lehed, kus on toodud erinevad bussid, vägid, mis on Eestis sõitnud, kus on liinid olnud, mis masinad on sõitnud, ülimega põnev. Ja see on nagu kestnud miljon aastat, ma lapsepõlves ka lugesin, vaatasin vanade trollide, rongide, väkkide, asjade pilte. See on väga tore leht, see mida nime ma ei suuda öelda. Filmi nimi on Trollifännid, see on hästi armas. Jaa. See oli siis veel üks rahvusvaheline uudis ja tead, mis veel rahvusvahelisel areenil juhtus? Eesti poliitikud fännboisid Donald Trumpi. Kõik poliitikud fännboisid NATO kohtumisel Donald Trumpi. Ja seal on mitu aspekti. Kas me räägime enne Eesti aspekti või me räägime enne selle tead, mina ei ole üldse nii kursis, nii et alusta tüütust. Ma ei tea, juhata mind siia sisse. Okei, ma lihtsalt nagu Trump rääkis sellest, et artikkel 5 on väga palju tähendusi, eks ju. Ei ole tegelikult väga palju tähendusi. Ja jauras veel midagi kaitsekulutuste teemal ja siis Mark Rutte, endine Hollandi liider, nüüdne NATO liider, suutis öelda täiesti sõgeda asja, nimelt ta teatas ja seda meile tõlgib Herman Kilomees Delfis muidugi tagatoa portaalis. Mõnikord peab issi karmi keelt kasutama. Et see mõttes mulle tuleb ka meelde see isside aeg on... Mis keeles? Inglise. Seal on väga palju konnotatsioone. Jaa. See on sõge. Oleme TikToki ajastul. Oi, see on nii nilbe. See on nilbe ja natuke nagu... Okei, ühesõnaga see selleks. Ma ei taha välja öelda neid sõnu, nii et ma ei taha nalja teha. Ja. Ma just hakkasin mõtlema, daddy. Mulle meenub see, kui Trumpi esimese ametiaja jooksul ta andis droonilöögi ISISe ühe kõrge juhi Bagdadi pihta. Nimi oli Al-Bagdadi. Ja siis see oli igal pool nendes late night showdes oli suur meem sellega ütles Bagdadi. Al-Baghdadi. Ja. No ja. Ja küll. Aitäh selle tsitaadi eest. Rute. Saaks see rutem läbi. Ei. Jah, mulle kunagi keegi õpetas, ma ei tea, kas see on õige, aga ma ei tea mitte midagi hollandi keelest, et seda hääldatakse Rüte, Mark Rüte, kui kirjutatakse Rute. Aga ma ei tea, kas see on õige ka. Ma ei ole kunagi küsinud, ma olen lihtsalt öelnud Rüte. Ja siis minu arust Eesti kajastus sellest, et seal nagu Pevkur, oli Pevkur, jah. Pevkur ja Michal said kätt suruda selle Trumpiga ja siis kajastus on umbes see, et vaata,
vaata kellega nad kätt surusid, issand jumal, mis nad rääkisid? Ja nad rääkisid umbes, very good job, mis iganes on ju, siuke klassikaline viisakus. No nagu nii ja naa, et üks uudis oli võib-olla märkimisväärsem kui teised. Teele Kaljuvee Ekspressis kirjutas juba 25. juunil, see oli fotouudis, et peaminister Michali elukaaslane õhtustas Trumpiga ühes lauas. Ehk siis seal oli Hollandis oli suur õhtusöök, seal oli kõige tähtsam laud, lauas istus Trump. No see on märgiline mingis mõttes on ju, kui sa saad sellesse lauda. Ja siis ka peaminister Kristen Michali elukaaslane Evelin Oras. Ja mulle meenib see, et Teele meenutab meile ka seda, et ta oli seal küll peaministri kaaslase rollis, aga ta igapäevaselt tööelus on minister Erkki Keldo nõunik. Ja mõistab poliitikat. Ja. Pigem võib-olla viida sellele, et ta ei ole ainus, et see, et Evelin Oras on väga hea spetsialist ka. Ja, ma saan aru. Aga ikkagi see, neil on, inimeste elukaaslased on teineteise nõunikud. See on... see asi. Ma olen vahepeal tulnud üks lisatsitaadike pidevalt edasi arenevast Tallinna situatsioonist, kus linnapeaks võib saada Urmas Sõõrumaa. Vaata, sa lugesid ette, et Jevgeni Ossinovski ainuisikuliselt linnavalitsuse istungil lasi lahti reformierakondlased, on ju. Ja siis ta andis ka kommentaari ERR-ile. Jevgeni Ossinovski ütles, et selle peale, et ta tegi siis käskirja, et ta võttis abilinnade vastutusvaldkonnad enda alla ja andis käskirja neile, on ju see käskirja sel teemal, on ju. Ja siis ta ütles ERR-ile, Pärtel-Peeter Pere protesteeris, et see on koalitsioonilepingu rikkumine, mis pakkus kõigile palju nalja. Väga huvitav, tõesti, see on võib-olla jah, kui oleks veel koalitsiooni. Jah. See on tegelikult kurb. Ma ei tea tegelikult, mis saab Järveniste perest ja nende omavahelisest sellisest tülist ja kõigest sellest. Ja. Pere heitmine on toimunud. Neist saab kärgpere. Saab jah. Järvpere? Ei üldse. See ei ole pealkirja vääriline. Meil on 2 pealkirja vääriline. Räägime palun Trumpist ikka veel. Räägime edasi, jah. Seal ei olnud ainult Trump, seal oli ka Mark Rütte. Ja siis seal oli veel... Selles ühes lauas või? Ja. Itaalia peaminister Giorgia Meloni oli seal. Okay. Ja nad siin pildi peal lõbusasti naeravad. Elin Oras selgitab Teelele, et see lõbus meeleolu oli Orase sõnul seotud looga sellest, et hollandlased peavad end esimesteks Ameerika Ühendriikide iseseisvuse tunnustajateks. Lõbus. Ja... Lustakas. Ja tõepoolest seal ei olnud ainult peaministri elukaaslane, kuskil oli ka peaminister, me täpselt ei tea kus. Lisaks olid seal kaitseminister Hanno Pevkur ja välisminister Margus Tsahkna. Aga Pevkur ütles, et sai räägitud ka mingeid asju. Kui suur see laud oli? Sest see on kõik eestlased ja Rüte. See ei olnud väga suur, see on tavaline konverentsi laud. Seal ongi nagu mõned inimesed. Kas ma ei saa seda potentsiaalset selgitust rääkida, sest ma olen mees. Kas sa saad ise? Mida teha? Tõlgendada seda, miks peaministri elukaaslane istus seal? Ei, ma ei tea. See mõttes, et see üritus see mõttes vist nagu niivõrd jabur, et tõesti, Mark Rütte räägib Trumpist kui issist, kõik rängad paevad talle ja talle ehitati laud, kus pandi nagu kas sa ütled, et naisterahvad, jah? Nagu kas sa ütled, et sinna pandi ilusad naised? Jaa. Päriselt või? No, that's what happened. See on üks spekulatsioone, mis ka minu andmetel liigub Eesti diplomaatilistes ringkondades protokolli inimeste seas. Et Trumpi lihtsalt honeypotitakse NATO toetama või? Jah. Oh my god, kui loll. Sest nagu, see on nagu, isegi kui see on nagu, ja võib-olla ongi, et kui see on nagu tõsi, siis Trump ju ka saab pärast lugeda, et teda honeypotitakse NATO toetama. Võib-olla ta ei saa aru. Ma ei tea. Ja ta sai väga palju rääkida sellest, et ta on väga tugev ja
ja kõik said talle rääkida, et see oli nii tubli, et sa andsid Iraani tuumarajatistele löögi ja ta testosterooni tase on kõrge. Ta testosterooni tase on väga kõrge. Nojah, okei. Kuule, aga otsas on. Ja. Ma lihtsalt mõtlesin selle peale, et tõesti, kui Trumpil on golf, siis Sõõrumaal on tennis, nii et nagu see mõttes, et see toimib väga paljudel tasanditel, ausalt öeldes, see võrdlus. Kuulge, aga tulge 12. juuli karakterpaari Tatari 64.2 kella 5 alates. Suvariigil on sünnipäev, me saame 2-aastaseks. Me saame, jaa. Tulge õnnitlema, tulge tehke mõnus kokteil. Meil on võib-olla programm. Aga võib-olla natuke siukesem maisem, võib-olla nagu kurvem asi on võib-olla see, et see on tõsi, jah. Et see on ainus võimalus. Tulge küll, jah. Patreoni kuulajad saavad meid ikka kuulata, sest Patreoni me teeme, aga me hästi tahame puhata ka. Ain tahab puhata ja kohe paned mina tahan tööd teha. Ja mul on tunne, et nii ongi, jah, aga mul on vaja väikest pausikest, sest me oleme 2 aastat järjest teinud, nii et võtame korraks. Mingi 2 korda oleme nädala vahele jätnud umbes. Ja tead, mis Riigikogus ei ole hooaega ja see, andke andeks, et Tallinna linnas otsustati praegu hakata madistama. See ei olnud meie plaan, meie ei helistanud Urmas Sõõrumaale, et tead, mis me lähme puhkusele, mine nüüd. Kuigi samas Reformierakond tegi seda kõigile, et nad ootasid, kuni nad on kõik puhkusel ja siis tulid Sõõrukaga. Igal juhul me puhkame terve juuli. Me puhkame terve juuli ja ma nüüd selle peale, et sa ütlesid sõna madistama ja ma lihtsalt otsustasin nüüd, et see on nüüd uus sõna. Sõna madistama tähendab seda, kui sa oled näiteks Vootelepäi või muu isik ja lähed Eesti Ekspressi intervjuu saatesse, kus sind intervjueerib Madis Hindre. Ja siis sa saad madistatud ja tead, madistamine on selles mõttes, kui sinuga madistatakse, see on väga hea, sest et nagu asjad saab selgeks räägitud ja kõik lahkuvad hea tujuga. Kummalisel kombel Madis Hindre intervjuu Vootelepäiga kõigile meeldis. Ükskõik, mis sa arvad, kõigile meeldis. Väga hea intervjuu oli, aitäh Madis Hindre. Ja paneme lingi, paneme evendi lingi ja et tulge sünnipäevale või pange lihtsalt kalendrisse karakterpaar 12. juuli kella 5 alates. Muidu, kui tahate neid ilusaid hääli kuulata juulikuus ka, siis patreon.com/suvariik ja augustis oleme tagasi. Värskena. Augustis oleme tagasi. Aitäh sulle ja teile ja kõigile ja näeme, kuuleme, suhtleme, kirjutage ikka ja väkki. See on Suvariik. See on Suvariik, SOS. Tšau. Tšau.